et hakkame pihta vast, sest et teised esinejad tahavad ka tulla ja rääkida ja selleks ajaks ma pean siit siis läinud olema. Et kõigepealt väga-väga äge moeshow oli, et ma tõesti täielikult imetlen ja olen vaimustuses sellest kõigepealt julgusest, mida õpilased näitasid üles, et siin kogu koolipehe ees kõndida mööda seda pikka vaipa ja võtta poose, et see on suur asi, et nii julged õpilased. Ja teine asi, millest ma olen vaimustuses, on siis see leidlikkus, kuidas materjalid, mis on oma esialgse funktsiooni ära elanud, kuidas neil on võimalik anda täiesti uus elu, et seal oli käekott veepudelist ja nii edasi. Ja ka selline pealehakkamine ehk et kaasa tulemine kogu selle asjaga. Sellele mõeldes ma tunnen küll, et kui selline põlvkond on peale kasvamas, siis me saame kõigist raskustest üle. Aga mina siis Evelin Eiberg, töötan Orkla Eestis jätkusuutlikkuse juhina ja räägin sellest, kuidas kestlikkus ja toit omavahel seotud on, sest tundsin, et pean seda teemat kitsendama, vastasel juhul võiksime siin rääkida väga palju. Nimi on mul Evelin Eiberg, nagu ma ütlesin, ja töötan hetkel Orkla Eestis jätkusuutlikkuse juhina, aga taustana olen pigem toidutehnoloog, ehk et see on see arendus, mis ma olen omandanud ja olen ka pikalt töötanud tegelikult tootearendusjuhina, peamiselt siis maiustuste valdkonnas. Ja nüüd hetkel veel täiendan ennast siis sellel alal, kus ma hetkel töötan. Homme on viimane ametlik koolipäev, selleks ajaks peavad kõik tööd tehtud saama, ehk et usun, et võisin sinna panna mai 2023, et lõpetan küll selle kooli ka. Ja see ongi siis minu kohta lühidalt kõik. Ja võib-olla Orkla Eesti ei ole nii tuntud nimi Eestis veel, aga rohkem on tuntud Kalev, kes siis toodab maiustusi, ja Põltsamaa, kus me toodame mahlasid, valmistooteid, köögiviljatooteid ja samamoodi on meil siis Maiasmoka kohvik Tallinna vanalinnas Pikal tänaval olemas, ehk et need 3 nime tõenäoliselt ütlevad paremini, kes me oleme, aga alates aastast 2018 oleme siis koondunud ühe nime all Orkla Eesti AS. Ja räägin sellest, mis on jätkusuutlikkus. Mulle tundub, et kõik, kes siin saalis praegu kuulavad, tõenäoliselt teavad seda sõna ja on kuulnud, aga võib-olla kuulab hiljem keegi veel või praegu ka video teel seda veel üle. Aga see on hästi palju kasutatud sõna ja võib-olla ka natuke kaaperdatud sõna, ehk et igaüks kasutab seda sellises võtmes ja sellises kontekstis, nagu talle sobib, sest et see on ju midagi väga-väga olulist, me kõik teame, et see on tähtis ja kui sa oma temaatika suudad kuidagi siduda, öelda, et see on jätkusuutlik või see on jätkusuutlikkuse tõttu oluline, et siis see kõlab hästi. Ja selle tõttu on ka selle mõiste tähendus tõenäoliselt hakanud muutuma ajas hägusaks. Aga mismoodi mina seda mõtestan siis ja mismoodi see selles võtmes, nagu mina sellest täna räägin, põhimõtteliselt tähendab ta siis inimkonnale jätkuva suutlikkuse tagamist kestmajäämiseks, et me suudaksime inimkonnana veel mitmeid põlvi edukalt toimida. Ja hetkeseisuga siis teadlaste üksmeel on selline, et kui me hetkel olevate meetoditega jätkame, siis on väga-väga suur oht, et me ei püsi enam kaua. Ehk et tegelikkuses ei ole see kuidagi väga selline altruistlik, et me tahame väga keskkonnale head teha või me hoolime väga planeedist. Tegelikult on see ka väga egoistlik, sest et me vajame seda planeeti ja seda keskkonda selleks, et ise siin püsima jääda. Jah, et see on siis inimkonna jaoks oluline. Aga jätkusuutlikkusel on siis 3 dimensiooni, et mis aitavad meil tagada seda, et me inimkonnana saaksime püsima jääda. Ja üheks neist on keskkond ja loodus, mis mulle tundub on tänase päeva põhiteema. Ja mis selle puhul on siis oluline? On oluline, et meil jaguks maavarasid, mida me kasutame, selleks, et kõiki oma vajadusi rahuldada. On oluline, et neid jätkuks värske vesi. Väga suur osa planeedist on kaetud veega, samas joogikõlbulikku vett on sealt väga-väga väike kübe ja selle kättesaadavus Eestis võib tunduda väga iseenesestmõistetav, aga maailma mastaabis on väga palju inimesi, kellel puudub tegelikult ligipääs joogiveele ja see on eluks väga vajalik. Lisaks elusloodus, linnud, loomad, putukad, ka taimed, keda me vajame ja kes moodustavad siis ökosüsteemi, mis on omavahel hästi tihedalt seotud, ehk et
kui muutub midagi ühe liigiga, tema toimetab teistmoodi, me kõik oleme kuulnud liblika tiivalöögi efektist, siis see tegelikult mõjub väga palju kaugemale, et nad on omavahel seotud nagu doominoplokikesed. Hetkel kahjuks peame ütlema, et liikide väljasuremise tempo on kiirem kui kunagi varem. Ja me kunagi ei tea, me keegi ei tea, kus kohas on siis see nii-öelda tipping point või see koht, kus see muutub juba inimese jaoks väga-väga ohtlikuks, ehk et see hakkab juba meid väga tõsiselt puudutama. Ja lisaks siis keskkonna ja looduse vaates on meil oluline see, milline kliima siin valitseb. Temperatuur, sademed, tuulisus, et seal on neid elemente veel, et see mõjutab väga kogu ökosüsteemi toimimist. Teine selline mõõde või tulp jätkusuutlikkusel on inimesed, ehk et kui me tahame inimkonnana kestma jääda, siis keskkond võib ju olla väga-väga hästi hoitud ja kena, aga kui meil endal ei ole head tervist, me ei ole piisavalt arukad, me ei saa haridust omale tagada, meil ei ole häid elutingimusi, me kakleme üksteisega, meil ei ole suhted omavahel head ja selliseid pingeid tekitavad kindlasti suur ebavõrdsus, mis maailmas valitseb, siis ka ei ole meil pikka pidu loota, ehk et me võib-olla ei saa otsa sellistel põhjustel, nagu see keskkonnatulp meile tähendab, aga me saame otsa teistsugustel põhjustel ja võib-olla midagi sellist, mis hetkel siis toimub meist mitte väga kaugel üldse, mida me arvasime, et mitte kunagi enam siin maailmajaos ei toimu, aga hetkel näeme seda. Ehk et inimeste heaolu ei tohi unustada keskkonna eest võitlemisel. Ja kolmandaks, see ei ole nagu nii selline aateline, ei tundu, aga siiski on ka majanduse mõõde jätkusuutlikkusel ja see on siis, et meil oleks süsteem, kuidas me kõik siin toimime, ehk et meil oleks töökohad, meil oleks tööstused, kes toodavad neid materjale, mida meil vaja on, seda toitu, kõiki neid vahendeid, mida me kasutame, et oleks erinevad asutused, kool, haiglad, et oleks kuskil harida ennast ja raha, et me ikkagi ühiskonnana ei ole veel õppinud elama ilma, et raha meil on vaja ja majandust ei tasu unustada. Ja kuna keskkond on ainus, millel on väga selged piirid, me ei ole õppinud, me ei ole leidnud teist planeeti, kus meil sama hea oleks toimida, siis peab ütlema, et keskkonna mõõde on siis see, mis paneb piirid ka nii nendele kahele teisele dimensioonile, kui palju meid siia mahub, mil moel me saame siin toimida ja mismoodi on majandus üles ehitatud. Ehk et neid visualiseeritakse mitmel eri moel, jätkusuutlikkust tehakse need võrdsete mummudena ja siis see ühine nii-öelda Venn-diagramm, et see ühine osa seal, et see siis ongi jätkusuutlikkus, aga tehakse ka niimoodi, et kõige suurem mumm on siis see keskkonna oma, seal sees inimesed ja seal sees majandus, sest et keskkond on lõppkokkuvõttes see, kuhu me peame mahtuma. Ja natukene siis räägin ka sellest seoses kliimaga, mis on kasvuhoone efekt ja miks me räägime sellest, et kliima soojeneb. See on seotud sellega, et siis maapinda ümbritseb atmosfäärikiht ja kuigi jooniste peal ta on tihtipeale tehtud selline küllaltki paks ja toekas kiht ja tundub, et ta ju mahutab väga palju igasuguseid gaase, et tegelikult ruumi on, siis tegelikud mastaabid on sellised, et kui nüüd võrrelda maa diameetrit ja selle atmosfäärikihi paksust, siis ta on võrreldav umbes sibulakuure paksusega sibula peal. Ehk et see on lihtsalt tehtud, et oleks hea visualiseerida, on näidatud seda niimoodi. Ja atmosfäärikiht koosneb erinevatest gaasidest, nendel on seal erinev tasakaal omavahel ja tema roll on siis see, et ta laseb läbi õiges koguses päikesekiirgust meie maa peale ja laseb tagasi peegeldada soojusel, mis maapinna pealt peegeldub tagasi. Aga kui seal siis kasvuhoonegaaside kontsentratsioon liiga palju kasvab, siis maapinna pealt tagasi peegeldumine muutub väga raskeks ja ta peegeldub pigem sealt uuesti, sealt atmosfäärikihist maapinna peale tagasi ja see siis ajapikku viibki kliima soojenemiseni ehk et temperatuuri kasvuni maa peal. Teadlased on vägagi üksmeelel, et inimtekkelised kasvuhoonegaasid on need, mis kliima soojenemist väga palju põhjustavad.
Et loomulikult neid tekib ka tavapäraste ökoloogiliste protsesside käigus ja kasvuhoonegaasid lõpuni ei ole halvad, kui neid üldse seal ei oleks, meil oleks maa peal väga-väga külm olla, ehk et neid seal peab olema, aga peale tööstusrevolutsiooni hakkas nende tase atmosfääris väga palju kasvama ja temperatuuri me ühiskonnana oskame mõõta inimkonnana ja andmed näitavad selgelt, et see läheb väga hästi kokku kasvuhoonegaaside heitkogused ja maapinna temperatuuri kasv. Ja need kasvuhoonegaasid siis enim mõju avaldab süsihappegaas, ehk et siis süsinikuheide, süsinikdioksiid, millest palju räägitakse, ja see tekib siis erinevate ainete põletamisel, näiteks söe põletamisel, nafta põletamisel, põlevkivi põletamisel, et kõik asjad, kus me siis saame omale kütust, energiat, sooja, puidu põletamisel samamoodi, aga puidu lagunemisel tekib palju süsihappegaasi. Siis metaan, mida seostatakse peamiselt siis karjakasvatusega ja loomadega, siis diivääveloksiid, tuntud ka kui naerugaas, mis on siis samamoodi põllumajandusega seotud ja ka kütustega, ja siis erinevad külmaelementidest tulevad aerosoolid. Et need on siis need, mis sinna atmosfääri paiskuvad inimtegevuse tagajärjel, ja ei lase seal siis maalt peegelduval soojusel ära minna, vaid peegeldavad selle maa peale tagasi. Ja kui räägitakse kliima soojenemisest, siis hästi oluline on tegelikult sinna juurde öelda globaalne kliima soojenemine ja pigem õigem võib-olla oleks lihtsalt rääkida kliimamuutustest, sest et kui me räägime Eesti mõistes, siis pigem mudelid siia piirkonda ei ennusta sellist mõnusat troopilist kliimat, kuhu me aeg-ajalt ennast laadima sõidame, vaid pigem sellist igavest novembrit. Ehk et ma ei ole ökoloog, ma ei oska jube täpselt seletada neid põhjuseid, aga see on seotud siis ookeaniringluse katkemisega ja siin ei ole loota sellist mõnusat troopilist kliimat, mis meile võib-olla mõneti isegi meeldiks. Ja teine asi, mida siis öeldakse, et no mis kliima soojenemine, et vaata õue. Täna on küll väga ilus päikseline ilm, aga kuulsime, et esmaspäevast juba läheb jälle külmaks. Ja siin on siis hästi oluline, et me teaksime, et ilm, mis on täna, ei võrdu kliima, et nendel on vahe. Ehk et ilm on siis selline asi, mis on siin ja praegu, selline hetkeline seis, aga kliima on üle pikema aja keskmistatud erinevate päevade, ilmade tulemus ja kliima globaalne soojenemine on see, millest me räägime. Ehk et kui keegi teile siis ütleb, et no mis globaalne soojenemine ei ole ju vaata õue, siis te saate öelda, et ilm ei ole sama, mis kliima. Ja siin siis visualiseering, et jah, tõesti on niimoodi, et ajapikku siiski meie temperatuurid aina kasvavad. Ma ei tea, kas siin on see pointer ka, kas see on pointer? Ei olnud, igaks juhuks ei vajuta rohkem. Või midagi ta siia vist tegi või ühesõnaga. Aga siin siis on näha aastast 1880 kuni 2020, kuidas selle aasta keskmine temperatuur on olnud võrdluses siis 100 aasta eelmise sajandi 1901 kuni 2000 keskmise temperatuuriga. Ja väga selgelt me näeme, et ajapikku see ikkagi on läinud aina soojemaks. Ja on näha ka, et see ei ole ühtlane, jah, et seal on näha lõpus kõrgemaid punaseid tulpasid ja madalamaid, aga selline küllaltki selge suund on ikkagi ülespoole, ehk et kliima soojenemine toimub. See. Nii? Pointer on sedasi, okei. No võt, aitäh. Aga vaatame, võib-olla mul ei ole nii palju erinevat infot siin slaidil, et suudan kuidagi jutuga ka suunata. Ehk et kliima soojenemine toimub globaalsel tasandil, isegi kui me siin Eestis tunneme, et nagu külm on. Aga mis sellel kõigel siis toiduga üldsegi pistmist on, et kuna ma tulen toiduainetööstusest, siis räägin sellest. Ja esimese asjana võib kohe öelda, et umbes 1/3 süsiniku heitest, mis sinna atmosfääri paiskub, see on seotud toidusüsteemiga, alustades siis kõigest seemnete kasvatamine kuni see, mismoodi tarbijad toiduga ringi käivad. Et kui see kõik võtta kokku, siis umbes 1/3 kogu heitmetest tuleb toidusüsteemist. Ehk et see on kahtlemata seotud ja väga oluline. Aga vaadates täpsemalt, et siis seda keskkonna ja looduse tulpa,
siis toidu saamiseks on ju vaja toormeid kasvatada, kuskil need peavad kasvama. See tähendab, et seal on vaja maa-ala, kus nad kasvavad. See tähendab, et see maa-ala ei ole enam kasutatav metsikute, loomade ja lindude elupaigana, ehk et nende jaoks elukohad aina vähenevad, mis on üks põhjus, mis viib liikide väljasuremiseni. Põlluharimine iseenesest tegelikult kurnab maad, ehk et kogu aeg, kui me künname või midagi seal teeme, siis me vabastame süsinikku, mis on pinnasesse kinni seotud, see lendab atmosfääri, kasvuhoonegaaside kihti. Ma ei tea, paksendamine ei ole õige sõna, et see kiht ei paksena, aga see kontsentratsioon, gaaside kontsentratsioon muutub seal. Väga palju vett kasutab põllumajandus, et kas seal oli, et isegi 70% vett kasutame me oma toidu tootmise, toidusüsteemis ja vett, nagu me teame, on vähe ja väetised loomulikult siis reostavad keskkonda. Siis on toidu valmistamine ja ükskõik, kas ta toimub tehases või kodus, seal kulutatakse elektrit, kütet, vett, nende seadmete tootmiseks on kasutatud ressursse ja võib mõtiskleda, et kas tehases valmistatud toit versus kodus valmistatud toit, et kumb on keskkonnasõbralikum, et kumma puhul tekib ühe taldrikutäie supi kohta vähem toidujäätmeid või elektrikulu on väiksem või küttekulu on väiksem, et ma ei ole mõõtnud, ma ei tea, aga ma tean, et tööstustes on see väga fookuses vähemalt, et seda oleks võimalikult vähe, kodudes võib-olla nii jälgimise all alati ei ole. Aga ma ei väida midagi, sest et mul ei ole andmeid, aga see on lihtsalt tundmus. Siis pakendatud peab toit tihtipeale olema, sest toitu peab kaitsma, selle jaoks samamoodi, loodusvärasid tuleb kulutada, on tootmisprotsess ja toitu me ka transpordime põllult tehasesse, tehasest poodi, poest koju, siis kui meil tekib midagi sealt üle jääb, siis me viime selle prügisse ja sealt edasi ja kui me oleme vastutustundlikud, siis me taaskasutame neid asju, ehk et viime nad uuesti kuskile tehasesse, ehk et ja me teame, et transpordikütused on need, mis väga palju siis kasvuhoonegaase tekitavad, et on seos loodusega kindlasti. Seos inimestega on ka kindlasti olemas toiduohutus, toiduga seotud haigused, inimeste tervise mõjutamisel väga olulise tähtsusega ja kui üks asi on toiduohutus ja sellised akuutsed haigused, siis tegelikult väga suur osa terviseprobleemidest on seotud selliste mittenakkuvate haiguste või mittepatogeensete haigustega, aga valetoitumisega. Ehk et toidul on väga suur osa sellel, kuidas me inimestena tervislikud oleme ja püsime. Ülesöömine tänapäeval suurem probleem kui nälg, samas ikkagi 10% maailma elanikkonnast on näljas, et seda ei saa ka eitada. Ja loomulikult, kui meil muutuvad keskkonnatingimused, toidu kasvatamine raskendub, tekivad puudused ja see viib alati konfliktideni, ehk et väga paljud sõjad maailmas, mis toimuvad, et ükskõik mis teisi põhjuseid sinna taha öeldakse, need tihti on ikkagi kantud sellest, et on vaja saada ligipääsu mingitele ressurssidele. Et ka Ukraina konfliktil nähakse seal seoseid, Krimmi poolsaarega seoses, aga ma ei lähe sinna sügavamalt. Ja majandus loomulikult, et toiduainetööstus, toidusüsteem kokku, et me ju koostame või loome väga palju töökohti, seal on põllumajanduses, tehastes, poodides, söögikohtades, transpordiasutustes ja nii edasi. Ja mõned sellised faktid veel, et kui ma ütlesin, et toitu peab kuskil kasvatama, selle jaoks on vaja maapinda, see võtab ära pinda metsikultelt loomadelt ja lindudelt, siis hetkeseis on niimoodi, et ainult 4% loomadest ja 30% lindudest on metsikud, ja 60% kõigist imetajatest on meie söök. Et põhimõtteliselt me oleme maailma muutmas nii-öelda oma söögiks või et loomasid muutmas täielikult oma söögilauaks. Et võib-olla sellisele liigirikkusele ei ole kõige kasulikum. Ja ühele asjale tahan veel tähelepanu juhtida, et tegelikult on niimoodi, et umbes 80% meie toidulauast tuleb ainult 12 taime ja 5 loomaliigist. Need on siin siis toodud ka ja kui me nüüd mõtleme, et keskkonna või ökosüsteemi muutustega meil liike sureb aina välja ja kliimatingimused muutuvad, aga samas need on ju põllukultuuride kasvatamiseks väga-väga olulised teatud kliimatingimused,
Ehk et kui midagi peaks juhtuma näiteks riisi või nisu või suhkru kasvatamisega, et me oleme ikka väga kehvas seisus. et tegelikult me oleme väga-väga haavatavad selle osas, et kui vähestest liikidest me sõltume oma toidulaual, sedasi otseselt, aga kaudselt muidugi neid mõjutavad kõik need teised liigid. Ja siia alla panin väikselt siis veel selle tõestusmaterjali, et temperatuuri me oskame mõõta inimkonnana ja faktid räägivad enda eest, et kliima on muutumas ja see mõjutab põllukultuuride kasvatamist. Et te saaksite ka vahepeal suu lahti teha, siis küsin teilt, et kuidas teile tundub, et kumma kliimaheide on suurem? Kas segatoitluse või siis paki saatmine lennukiga Hiinast Eestisse ja segatoitlus siis selle mõttega, et keskmine Eesti inimene, nii nagu ta sööb, seda on uuritud, ja aasta jagu sööb. Ehk et selle kliimaheide versus aasta jooksul iga kuu me tellime omale Hiinast ühe paki ja see saadetakse lennukiga kohale ja siin me mõtleme siis seda transpordikulu, ehk et me ei tea, me ei räägi sellest, mis seal paki sees on ja mis selle jaoks on kulunud. Kuidas teile tundub? Kumma jalajälg võiks olla suurem? Kas on teistsuguseid arvamusi? Aha. Kas tahame käega märku anda, kes ütlevad, et paki saatmine? Kaksteist pakki kokku aasta jooksul ja toit siis ka aasta jooksul. Ja kes ütlevad, et segatoitlus? Ahah, no aga nüüd siis väike trummipõrin. Ehk et segatoitluse efekt on suurem. Ehk et kui te vaatate pahase pilguga oma naabrinaist, kes jälle tellis Hiinast mingi paki, et siis ei pea kogu aeg tellima Hiinast pakke ka, et saab teisiti, aga sellel, mida me sööme, on väga-väga suur keskkonnamõju ja oma toiduvalikutega me saame väga palju mõjutada seda, kuidas keskkond püsib. Aga mis me selle teadmisega siis teeme, et sööma me ju peame, ja inimkonnana me püsima tahame jääda, et see on ju midagi, mida me vajame, et me ei saa kuidagi ilma ja ei tahaks ennast kuidagi süüdi tunda selle pärast, et ma söön. Loomulikult ma söön. Aga mul on 3 mõtet, mida saaks igaüks teha ja mis võiks olla jõukohased kõigile. Et üks asi on siis tegelikult tervislik toitumine. Kui siin vaadata teie poolt vasakule, siis on toidupüramiid, mis on Eesti riiklikute toitumissoovituste järgi, mis aitab tagada hea tervise, annab piisavalt toitaineid, vitamiine, mineraale ja kiudaineid. Ja see on tehtud tervisele, inimese tervisele mõeldes. Ja seal teisel pool on siis vastavalt uuringule saadud teada, et kuidas tegelikult Eesti inimene sööb, ehk et see keskmine Eesti inimene, kes siis 1300, palju seal oli neid süsinikuheitmeid aastas paiskab. Ja need on küllaltki erinevad, ehk et me näeme, et me sööme liiga palju suhkrut, liiga palju soola, liiga palju liha ja siis 1300 kilogrammi kasvuhoonegaase aastas läheb meil selle arvelt. Ja on tehtud selgeks, et kui me sööksime sellisel moel, et me oleme tervislikud, nii nagu arst soovitab, siis tegelikult sellel oleks ka 4 võrra väiksem keskkonnamõju, ehk et me juba aitaksime. Me ei pea ohverdama midagi keskkonna nimel, me teeme seda enda nimel ja selle käigus siis keskkond ka saab paremini kaitstud. Ja me ei pea kõik olema veganid tihtipeale, et veganluse kliimamõju on kõige väiksem, on veel väiksem kui see 25%, aga on ka vaadatud, et selline tavatoitumine versus siis arsti soovitatud ja versus sealt edasi siis vegan, vegetaar või siis ka see Vahemere dieet, ehk et siis need 3 viimast, need on tegelikult küllaltki võrdsel tasemel, aga juba see aitab väga palju, kui me läheme lihtsalt oma tervisele mõeldes paremini toituma. Teine, millest ma tahan rääkida, on see, et 10% inimesi ei saa piisavalt toitu üldse ja me tunneme muret, et rahvastik aina kasvab ja see maa-ala ja kõik, mida me vajame toidu kasvatamiseks, et meid kõiki ära toita, see ka muudkui kasvab ja liigirikkus hävineb ja ometi on niimoodi, et umbes 1/3 toidust, mis põldude peal kasvab, see mitte kunagi ei jõua mitte kellegi taldrikule, mitte ühegi inimese taldrikule. Ja selle alla läheb siis umbes 1/5 kogu joodavast veest,
umbes 1/5 kogu maa-alast, mis toidu alla läheb, umbes 1/5 kõigist väetistest, mida toidusüsteemis kasutatakse, ja umbes 1/5 kogu siis prügimägede kogusest. Ja ligi 10% kasvuhoonegaasidest. Ehk et tegelikult paistab, et meil on võimekus maal toota piisavalt, et kõiki ära toita, aga me lihtsalt suhtume toitu kuidagi natukene ükskõikselt, et mis selle mõju siis ikka on. Ja mis te arvate, kus Eestis tekib kõige suurem osa toidukaost protsentuaalsest, kui me räägime toidusüsteemist, ehk et seal on siis toidu kasvatamine, toidutööstused, seal on poed, seal on tavatarbija oma kodudes, seal on restoranid, et kus tekib kõige rohkem toidukadu? Linnas? Ei, just nagu need erinevad kohad, et kas toidu kasvatamine, tehastes toidu tootmine, siis kaubandusketid, restoranid või kodudes. Ma ei hakka laskma käsi tõsta, et see tõesti on kodudes, et kaubandusketid jäävad seal umbes 2 korda alla tegelikult. See on siis 2021 viidi see uuring läbi ja kuna ma mõtlesin, et 5. klassi õpilasi on siin palju kuulamas, võib-olla on, aga tegelikult on meil kõigil ju tore rääkida lihtsate sõnadega ja lihtsates mõõdikutes, et siis ma reastasin siia 17 elementi. Ja see on selle järgi, et loomaaia kõige suurem elevant, tema kaalu, siis guugeldasin, vaatasin, ta 5,6 tonni kaalub Kaarel loomaaias kõige suurem element. Ja see on sama mass toitu, mida Eesti kodudes iga päev minema visatakse. Ja siia hulka me ei loe banaanikoori või kivisid või luid või midagi sellist, mis on küll toidujäätmete osa, aga ei ole selline osa, mida me tavapäraselt toiduks kasutame. Ehk et toidukadu, kus on täpselt täna 1 tomat, homme võib-olla avokaada, siis on 1 juustutükk võib-olla külmikus aeguma läinud. Ehk et 93 tonni iga päev visatakse Eesti kodudes söögikõlbulikku toitu minema, mis on mingil põhjusel siis riknenud. Ja see tähendab, kui me nüüd mõtleme, et umbes 1,3 miljonit inimest on Eestis, et siis see on umbes 70 grammi inimese kohta, et polegi nii palju ju, et viskad tomati minema või õuna või mis iganes, aga niimoodi ta tasapisi kokku tuleb, ehk et kindlasti on meil siin ruumi edasi minna. Ma vaatasin ka palju üks element päevas sööb, 150–200 kilo, ja see tähendab, et umbes 500 elementi saaks iga päev söönuks sellest kogusest toidust, mis Eesti kodudes minema visatakse. Ja kuidas siis toidu minema viskamist ära hoida? Ehk et kõigepealt, et mõtleme, et kui meil on hundi isu ja kõht väga-väga tühi, siis me kipume väga palju omale ette kuhjama. Mõtleme, et ma sööks kindlasti 5 võileiba ja siis ma sööksin veel 1 pitsa ja siis ma sööksin veel natuke ja paneme selle kõik omale kokku. Ja siis tegelikult lõpuks vaatame, et peale 3. võileiba on kõht täis ja siis need ülejäänud liiguvad prügikasti. Teine asi, me kuhjame omale kodudesse väga palju kaupa, külmkapid on pungil täis, niimoodi, et tegelikult siit ei ole võimalik aru saada, kas seal taga on veel midagi, mis on võib-olla riknema minemas ja kas me üldse suudame selle kõik ära süüa. Ehk et sellised võib-olla liiga suured külmikud on meil, võib-olla peaks väiksemaid külmikuid kasutama. Siis parim enne või külblik kuni, kas te teate nende tähiste vahet? Teate, olete kuulnud. Ehk et siis parim enne on see, et toidu kvaliteet on tagatud selle ajani, aga toidu ohutus sealt edasi veel ka. Ehk et siis see on suuresti sinu enda tundmus, et sa nuusutad, vaatad, hindad seda ja otsustad, et ei pea kohe minema viskama, kui parim enne on läbi. Loomulikult seda saab üldse vältida niimoodi, et ei ostagi seda külmkappi täis ka omale. Aga kõlblik kuni, et selle puhul siis on toidu ohutus, ehk et peale seda kuupäeva seda toitu enam süüa ei tohiks. See peab väga julge olema ja mina sellist vastutust ei julge omale kõigi ees võtta, et sööge ikka. Ja sõltub tootest ja loomulikult on ju sõltub, kuidas teda hoitud on, et tootjad ju annavad ikkagi puhvriga selle aja ka, sest ega nad ei taha ka riskida, et nüüd võtad seal viimasel päeval kell 12 öösel ja siis ei olegi enam, et kindlasti ei ole nii, et minut kukub ja siis on läbi, et seal loomulikult,
Aga jaa, oluline siis ka toitu säilitada õigesti, ehk et jääb üle midagi sellist kiiresti riknevat ja ununeb laua peale, päike paistab peale, mis iganes, ehk et tuleb ikkagi toidust lugu pidada ka selles osas, et milliseid säilitustingimusi ta vajab. Ja kui me nüüd juba tervislikult toitume ja toitu väga palju minema ei viska, siis pakend on ikka midagi, mis meil jääb üle, et seda me süüa ei taha. Ja nagu kõigega, mida toodetakse, siis kõigepealt, ma nüüd kasutan seda, ei, see ei olnud pointer, see oli pointer, nii, ühesõnaga ma ei oska seda väga hästi kasutada, aga kõigepealt selle jaoks me võtame mingeid ressursse ja kust mujalt meil neid ressursse võtta kui sellelt planeedilt, mis meil on. Ehk et kas me kaevame maa seest, saame naftat, saame sütt või on metsas puud või kuskilt see materjal peab tulema, millest me oma asju toodame, siis me toodame nad valmis, siis me kasutame neid ja selline tavapärane mudel on siis, et siis me viskame minema, sest meile tundub, et see väärtus justkui on läinud, seda polegi enam mõtet kasutada. Aga palju vastutustundlikum oleks suunatada siis taaskasutusse, et sel moel see materjal, ressurss, mis on ühel hetkel maa seest võetud, ta kannab edasi eesmärki, tal on väärtus peale seda ka, kui ta on seal, ma ei tea, paar kuud olnud ümber juustepaki, et tegelikult ta potentsiaal on suurem. Ehk et siis kindlasti omalt poolt tasub anda see panus, et suunata materjalid uuesti ringlusesse, et neid saaks taas kasutada, et neil oleks uus elu. Ja kas te tahate öelda, kuhu neid pakendeid võiks sorteerida? Kui siin on 3 klaaspakend, ütleme selle kohta siis segapakend, mis keskmine on, ja siis paberpakend, et kuhu te näiteks selle rohelise herne asja paneksite? Purgi. Kuidas? Metalli, jah, see on siin keskmine, ehk et seda pakend. Ja siis klaaspurk, väga selge, läheb klaasi. Siis see smuutipudel siin, tegelikult on taara, et üldsegi võiks viia ära taarasse, saate raha ka. Kuhu te paneksite mahlapaki? Sega, õige. Ja siis see kõrvitsa peresupp samamoodi sega. Ja siis on siin üks šokolaad, sellel ümber on paber, läheb paberisse ja temal seal teine kiht sees on tegelikult selline paber, kus on teisel pool veel alumiiniumikiht, tema ei sobi paberisse, sest ta on mitu materjali koos, läheb siis segapakendisse. Aga tegelikult ei ole ka, te ei rikku mitte midagi ära ja ei ole mitte midagi hullu, kui te panete nad ka kõik segapakendisse. Et vastutustundlikum on viia klaas eraldi klaasi ja paber eraldi paberisse, aga kui seda võimalust ei ole ja te hoolitsete, et toitu nendes enam sees ei ole, nad on tehtud puhtaks, nad ei pea olema pestud puhtaks, aga nad piisavalt tühjad, sest me ei taha ka toitu raisata, see on juba selle tõttu. Ja püüate erinevad materjalid üksteisest eraldada, siis panete sinna segapakendisse, siis tegeletakse nendega edasi nende poolt, kes siis teavad, milliseid materjale millisesse ahelasse suunata. Ja tõde on see, kõiki materjale, mis toidu ümber kasutatakse, tänapäeval ei ole võimalik ümber töödelda. See on tootjate vastutus see lahendada, sealhulgas Orkla Eesti vastutus see lahendada, et kõik pakendid tegelikult peavadki olema kestlikud, jätkusuutlikud, ehk et see ei ole tarbija vastutus sellele mõelda või tähelepanu pöörata. Ja isegi kui materjal on taaskasutatav või isegi materjalina ringlusse võetav, siis ei ole meil igal pool alati piisavalt toimivaid ahelaid, et seda teha. Ja see on siis jäätmekäitlejate vastutus neid tekitada. Ja see olukord ka pidevalt muutub, ehk et mina mõtlen, et tavatarbija jaoks tegelikult asi peab olema hästi lihtne, intuitiivne, kui see on pakend, toidupakend, ma vaatan, et oleks puhas, tühi, eraldi materjalid ja viskan segapakendisse, see on miinimum, mis saab teha, kui tahad olla vastutustundlik, ekstra vastutustundlik, siis saad veel paberi ja klaasi eraldi panna. Ja üks nipp veel, mis siis jäätmekäitleja ütles, et hea on, kui seda kilekotti, millega ta neid pakendeid viite, et ei ole topelt sõlme sinna peale teinud, jube raske on neid hiljem lahti saada, ehk et pigem jätta see lahti, kalla isegi tühjaks sinna pakendikonteinerisse, et sedasi on kõige lihtsam. Ja klaasikonteinerid tegelikult siin lähedal on päris mitu tükki, et tihtipeale inimesed ei tea, et mõtlevad, aga minu maja ukse taga ei ole ju klaasikonteinerit, aga hakkad natuke otsime ja siis võib-olla sul on vaja 300 meetrit jalutada ja leiad juba klaasikonteinerit, neid on päris palju. Aga jah, et need on siis need 3 mõtet minu poolt, mis peaks olema kõigile jõukohased teha
ja mis on nii-öelda selline vundament, et toiduga seoses olla kestlik ja aidata kaasa sellele, et siis see, mida maa meile pakub, oleks tasakaalus sellega, mida me kasutame. Ehk et esimene, toitu tervislikult, teed endale head, teed ka planeedile head ja siis laiemas mõttes aitad inimkonnal püsima jääda. Ära raiska, need 17 elevanti on selgelt liiga palju, 0 ei ole realistlik saada, aga saaks poolgi vähemaks sealt. Ja lase materjalidel edasi kesta, et see ongi see vundament ja sinna peale võib edasi ehitada, loomulikult, aga ei ole mõtet, või seda ei tasakaalusta need teised tegevused ära, ehk et kui sa ostad ainult mahemärgiga toitu, aga samas ostad vahes vahekoeras või tarbid neid vahes vahekoeras, siis see ikka ei ole hea. Võid süüa ainult taimset toodangut, aga kui sa pooled avokaadod, mis sa koju ostad, viskad minema, jätkuvalt ei ole hea. Ja ei ole nagu väga palju efekti sellel, kui sa jälgid, et pakend, mille sees on see toode, mida sina ostad, et ta on tehtud siis kas taastuvast materjalist või taaskasutatud materjalist, kui sinu juures tema eluiga ikkagi lõpeb, ehk et sina viskad olmeprügisse. Et siit on võimalik minna kindlasti veel edasi ja ehitada sinna peale, aga kui vundamenti ei ole, et siis tegelikult teised tegevused ei tasakaalusta ära. Ja seeläbi on meil kõigil võimalus olla siis, meil on kõigil supervõime ja töötada selle nimel, et inimkonnal oleks mõnusam ja saaksin kestma jääda. Ja me tunneme, et me oleme jube pisikesed ja me kõik üksinda olemegi väga pisikesed ja ka Euroopa kogu maailma mastaabis on väga pisike, aga muutus algab meist ja meie kõigi mõju on alati suurem kui see otsene tagajärg meie tegevusel. Et oma käitumisega me mõjutame teisi, me näitame teistele, mismoodi saab ja me kujundame ka seda normaalsust, mida peetakse normaalseks, ehk et mida rohkem inimesi käitub ühtemoodi, seda enam teised seda üle võtavad, et inimene üldiselt ikkagi tahab kuidagi sobituda teistega ja olla samasugune. Ehk et me saame näidata eeskuju ja läbi selle kogu aeg laiendada seda mõju. Ja oleme ju kuulnud sellest liblikaid iivalöögi efektist, eks ole, et väike liblikas teeb kuskil midagi ja selle mõju ulatub palju kaugemale, et meie oma samamoodi. Ja väikestest tilkadest saabki ookean kokku, et see ongi üks selline keerukus jätkusuutlikkuse puhul või kestlikkuse puhul, et ei ole ühte inimest õnneks tegelikult, kelle võimuses oleks seda kõike muuta või kelle vastutusel oleks seda kõike muuta, et see ongi meie kõigi ühine vastutus ja me saame sinna kõik panustada. Ja siin ma tõmban oma otsa kokku, aga kui teil on soovi vestelda või küsida midagi, siis hea meel. Aitäh! Jaa, see sisemine kiht. Sellel on väga head kaitseomadused, ta ei lase läbi õhku, ta ei lase läbi hapnikku, ta aitab sellel šokolaadil püsida hästi värske. Et see on see põhjus, miks tal on pandud, et šokolaadi omadus on see, et ta võtab jube hästi külge igasuguseid võõrlõhnasid ka, et kui ta seisab, ma ei tea, kohvipaki kõrval kuskil sahtlis, siis ta maitseb ise ka hiljem kohvi moodi. Et see on see põhjus, et tagada sellist säileaega, aga mõistlikum oleks, et seal ümber on siis puhtalt alumiinium. Jah, alumiiniumi jalajälg ja tootmine iseenesest on ressursimahukam, aga tema elu ei lõppe seal siis, et teda on siis võimalik üles sulatada, et ma ei mäleta täpselt, aga see on väga suur protsent kogu maapõuest välja kaevatud alumiiniumist, mis siiamaani on ringluses. Ehk et selles suhtes alumiinium on lõputult üles sulatatav ja kasutatav, teatud mööndustega kindlasti, aga kui ta on paberiga kokku pandud, siis paraku põlema saab panna ja kütet saab ja energiat toota ja sooja, aga see ei ole kindlasti maksimaalne väärindamine. Et nii on. Ja mida ma tahan veel öelda, et kui me võrdleme pakendi jalajälge toidu puhul ja toormete jalajälge toidu puhul, siis pakendi oma on kordades väiksem. Ehk et ja pakendi funktsioon on kaitsta toitu ja seeläbi panustada ka sellesse, et toidu kadu oleks palju väiksem. Ehk et neid valikuid tehes oma pakendeid kestlikumaks muutes alati tuleb hästi tähelepanelik olla, et me samaga siis ei suurendaks toidu kadu kuidagi, ei lühendaks toidu säilivusaega või ohutust. Et pakend ei ole halb, pakend on vajalik, aga temaga tuleb õigesti ümber käia ja üks päev vaatasin ringvaadet ja seal räägiti siis ookeanitesse jõudnud plastikust
ja plastik on väga põlu all, inimesed kuidagi suhtuvad temasse pahasti, aga tegelikult on niimoodi, et kurb on mõelda, et me oleme inimkonnana nii võimekad, me oleme suutnud mitu eri tüüpi plastikut välja mõelda, aga need prügikasti ei oska kasutada, et viskame selle ikka kuhugi sinna, kuhu ta ei peaks minema ja siis ta jõuab ookeanisse lõpuks. Aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis ma tänan, et te mind üldse siia kutsusite ja kuulasite. Mul on väga hea meel olla kaasatud ja üldse väga hea meel, et te sellist päeva siin teete, et väga-väga äge ja väga toredad õpilased, et väga leidlikud.